Eestis eksisteerib umbes 3000 erinevat andmebaasi, mida siis on võimalik kasutada riigistruktuuridel. Näiteks isiku tervise andmetele on kriminaalasjade uurimisel seda vaja teha nii Politsei- ja Piirivalveametil kui ka Kaitsepolitseiametil. Andmetega kokku puutuvate juristide väitel on see liialt lihtne ning pole võimatu, et seda kasutatakse teinekord ametnike poolt mitte otstarbepäraselt. Selline kontroll annab meile selguse, kas meil on iga päringu puhul vastused siis 4 küsimusele, millised andmeid küsiti, kes küsis, miks ta küsis ja millisel alusel ta küsis. Et nüüd meil selle kontrolli põhjalt on siis see selgus olemas, et teame mida, kes, miks ja millisel õiguslikul alusel PPA-s ja KaPo-s inimeste terviseandmeid päris. KaPo päringute arv 13 kuu jooksul, mida kontrolliti, oli suurusjärgus 13 000. Sellest on valdav osa päringud, mis seotud riigisaladuse loa väljastamisega isikutele. Kontrollitakse sõltuvusainetega seonduvad andmeid ja samuti psüühilist tervist. Nendest päringutest siis tegelikult 80% moodustavad julgeoleku ja taustakontrollid, mis ongi üks kaitsepolitsei põhiülesandeid ka. Ja 20% on siis kõik muud kriminaalmenetlused, teabehanke vajadused. Nüüd kas esines eksimusi, puudusi kõige selle juures, siis paar tükki neid tõepoolest oli. Et esiteks oleme siis tuvastanud, et 2% nendest päringutest ei vastanud päris meie siis päringu põhjendamise parameetritele. Pigem luges KaPo sisekontroll neid mugavusvigadeks. Ühel puhul siiski tuvastati andmete hankimist lähisugulase suhtes ja selle üle algatati järelevalvemenetlus. Kuid see avastati ameti sisekontrolli poolt juba varem. Politsei- ja Piirivalveametis võeti ette aasta esimesed 5 kuud ja seal oli andmeid küsitud 2000 juhul 15 000 kriminaalasja puhul. 2000-st 1900 ongi tehtud siis kriminaalmenetluste raames ja mida me sealt kontrollime on tegelikult näiteks meil on selline koosseis nagu kehaline väärkohtlemine, raske tervisekahjustuse tekitamine, selleks, et eristada, millist koosseisu on vaja näiteks rakendada ja siis, et aru saada, milline on olnud näiteks diagnoos, et selliste asjade puhul neid päringuid teeme. Taas olid mõned rikkumised, näiteks retseptide jälgimine selleks, et teada saada, kus ja millal on isik retsepti kasutanud. Samuti võib väita, et mõni ametnik on teinud mõne kaheldava päringu korduvalt. Ma arvan, et andmete hoidmine on ka tegelikult selline oluline turvalisuse küsimus, et arvestades, kui delikaatsed need andmed on, et me oleme igati teadlikud sellest, et politsei peab neid päringuid tegema hoolega ja hoidma neid andmeid nii, nagu vaja on. Kindlasti tehakse ametites sellest oma järeldused ja näiteks retseptide liikumise jälgimine on juba piiratud. Samuti jätkavad ametite sisekontrolli talitused seda tööd edasi.